Pariisi olümpial juhtub eestlastega anekdootlik lugu, millest on hiljem avaldatud mitu versiooni, kuid mille saab kokku võtta nõnda. Kord satub meie meeskonna treeningule tänaseni üheks maailma kõigi aegade parimaks väravavahiks loetav hispaanlane Ricardo Zamora, kes viskab kaabu ja pintsaku väravanurka, käärib püksisääred üles ja asub väravasse. Mõne versiooni kohaselt jätnud Zamora aga pintsaku selga. Igatahes pareerib ta palle elegantse kergusega. See on televisioonieelne ajastu ning ajalehtede ajakirjade pildidki ei pruukinud olla piisava trükikvaliteediga, et kuulsusi päriselus ära tunda. Nõnda juhtunud ka meie meestega, kellest eriti agar pealelööja on Oskar Üpraus. Lõpuks põrutab ta lähemalt mõne palli siiski võrku ning suundub tundmatu kollkipri poole, öeldes talle õlale patsutades: "Noormees, teil on annet, harjutage aga edasi. Teist võib veel kunagi hea väravavaht saada." Raske öelda, mis on selles loos tõsi, mis liialdus. Nagu Eesti, nii ka Hispaania kaotab oma avamängu ja langeb konkurentsist, kus juures need mängud on eri staadionitel ja ajaliselt nii lähestikku, et eestlased vaevalt nägid Zamorat Pariisis mängimas. Pigem tasuks uskuda, et küllap Üpraus ja teised ikka teadsid või said koha peal teada, kellega neil tegu on, aga tagantjärele on lugu võtnud anekdoodi mõõtmed.